hoiustel 560 meetri masinakasti võistlejatega suhteliselt lühike, aga arvata võib, et ega siis minevuse puust võib tulla. Näiteks lätlaste üks võidusõitja Mairis Neemans, kes alati on kohal olnud, oleks kindlasti ka tänasel võistlusel kohal olnud eesel, aga offroadi kirjutamiseks sellise põneva sõidused demonstreerida. proovile panekut tuli motokassi raja peale, loomulikult ala vahetab tuleb, kui teisel on sellega juba aastaid tegelenud, eelmine aasta tuleb kõige paremini välja, täna pärast on aga Lauri Opp on oma paremast suure sammu edasi teinud, kõik sõidud on hakanud ka paremini kihutama ja tänasel aastal teinud ka sellise väga tiheda hooajaga praeguses sõidust on siis jah, et Raul Lokapar Karva võistleja teeb siin igati ilusat sõitu ja käima ja on praegu Taavi Nassari sõidus nagu kohe kindlalt näha, et käib sellise koha peale sõitmine ja ei võta Taavi Nassar sellist kogu võimu veel näidata ja arvan seda, et paljude kohalike pealtvaatajate ees, kelle hulgas siis Taavile peaks olema siin kõvasti võidu hoida, saame sellist korralikku võidutundumist näha alles finaali käigus. Taavi siis, kes viimasel aastal kordan veel kord on teinud väga palju võidukõõtumis Euroopas, teinud kaasa nii tahtistel kui ka tiitlivõistluste karussellis, need on märksa vanemate konkurentidega, teinud väga häid võidukõõtumisi ja eks sealt tulevad nii-öelda kõik need vastupidavused, kogemused, oskused, mis siis mõne aasta pärast hakkavad ka kõrgemal tasemel ära realiseeruma ja arvan, et Taavi Nassar motoklubi Sinilind värvidest kuulutav noorvõistleja on üks see poiss, kes järgmisena on suure tiitlivõistluse ukse peale koputamas ja hakkab nüüd jalaga võtta uus kattu löömas, aga arvata võib, et ei ole meil kauaga oodata, kui järjekordselt suureks austatud selle koodi poolt tulema. Number 12 ja Lauri Lokapar on aga seda teist juhtimas, Taavi Nassar teise koha peal ja ülejäänud konkurentide sellest sõidust suurt nagu sõnaõigust kaasa rääkimiseks ei anta ja number 9 Martin Arumäe ja selle jälitajate kolmik tulemas selle vahepeal on veel number 27 Indrek Vajaka on ringiga vahepeal vaatama tuleb see kolmikus kolmanda koha peal juurdab ka Viljandi motoklubi võistleja Martin Arumäe neljanda koha peale number 55 Kertberg Tiilam ja kuuenda koha peal edasi tema sellega tagasi number 22 ja Jüri Liisa Juunior.
55 Kett-Vestino number 22, Jüri Trisa juunior number 27, Tarjan Astar tundub, et see sõit läheb nüüd seda rada pidi, et kui siin eelmises 85 cm masinavõttu edus oli nii, et Heidik Kuusk tegi kogu ülejäänud seltskonnale tuule alla, püüdis kõik ringid kinni, siis selles sõidust on number 12 Lauri Lokotari juba tsikli seljast püsti. Ja jällegi, näete, veel kord peab mainima seda, et ikka kipub ta juhtuma selle koha peal, kus kas isa või tiimimehed juhtuvad digidal olema, siis sellel hetkel võib-olla see tähelepanu nagu hajub, hakatakse kõrvale vahtima, et mida parasjagu näidatakse, kas aetakse pöial püsti, öeldakse, et asi on kontrolli all või öeldakse, et võiks nagu tempot juurde panna ja tihtilugu selliste lihtsate kohtade peal need kokkumised tulevad. Sõiduliider on aga, nagu isegi näete, sellele kolmikule, kus siis vahele viimasele ringile on siis ja viimasele ringile siis sõiduliider number 27 Indrek Ojaste ja teise ringile liikumise alla ja number 65 on liidrist ringiga kaasa
Siis number 4 kes täna
võitjaväärikas teine Taavi Nassar. Ja kolmas Lauri Lukotar. Ja kolmas Margi poolt kolmandale kohale karikas Bridgestoni poolt EO-indeks Särgis ja Kauklus Komeet Võrust on võitjale välja vanud Cindy Player auhinnaks. Teisele kohale on osalenud tema poolt Tartu firma poolt keraamiline elektrifliit ja kolmandale kohale on Aksel Skoreli poolt elektriboiler. Nii kaua võite postile aplausi veel teha, võitja Edi Kuus, teine Taavi Nassar ja kolmas Lauri Lukotar. See on siis teisele kohale Taavi Nassarile keraamiline elektripliit. Nüüd võid ise endale pannkooki teha. Ja kolmandale kohale elektriboiler, või see boiler roomast, pakketi Sorel poolt. Bridgestone firma Särgid on need, mida võid käes hoiavad. Suve aplaus Edi Kuus! No nii, Tanel on tulemas ja lõpus tuleb aplaus. Võitja Tanel! Teine koht Aigar. Võitjaväärikas, Texas Mahaval võitjaväärikas muusikakeskus. Aigar Leov teine koht, samuti siis karikas. Ja Kiilusi muusikakeskus ja kolmas koht Henri Lemma. Ja igale pointile siis ka maailma parima ja mainekama rebifirma Bridgestoni poolt. Bridgestone firma Särgi. Ja Adinori poolt antakse üle siis veel võitjale Pärast Adinori õli. 120 paremate ees Tanel Leov, Aigar Leov, Henri Lemma. Kui te juhtusite nägema Superbike'ile viimaste tapsmehed seal trussikud jalga. Ja nüüd siis tänase võistluse autorustamine, kus me kutsume lavale 560 parimat. Ma palun välja Balti autoosade, Kagu auto ja Võru juustuesindajad, kes on välja pandud peaauhinna. Urmas Mark annab Texas Mahavalaiu poolt üle võitjavärika, Balti autoosad, Kagu auto ja Võru juust annavad üle jalgrõtta. Kõigi kogused kaevatöö on välja vahetatud, siis tuleb ka
tsiklid välja vahetada jalgrataste vastu, et aeg-ajalt siin Mägiste nõlvade trenni teha. Teine koht 560 meetri masinaklassis Toomas Riisa! Nii, Tridents annab üle veel siin Kastiina võitjale suurepärase viinaga. Teine koht Toomas Riisale, teisele kohale on palju õnnituskood välja pannud Kärkeri pesuri ja Tridents paneb kassi õlut. See on muideks alkoholiga õlu. Ja kolmas koht masinaklassis Leon Skolkovskis. Leon Skolkovskis, kolmas koht Urmas Mark annab siis üle võitjakarika, Silver Auto aktsiaselts annab üle dressid, millega on hea Mercedes'es istuda ja Tridents annab üle alus non-alkohols. Ja Bridgestoni poolt kõikidele õiged mütsid tähe. Ja nagu näete, Kotovskis peab veel pead tarvatama või mütsi väiksemaks tegema. 560 meetri panevad ees Toomas Riisa ja Leon Skolkovskis. See on kõige hinnalisem karikas, see on ka Aavo käest korra ära käinud. Ja võitjale auhinnaks siis aktsias Mega poolt Uskuvarna Muru Trimme. Pääseb ligi ka nendesse kohtadele, kuhu muidu ei pääse. Teine koht hobivõitjate klassis Erik Kirss. Tekka Haavani poolt teise koha kõrikaks ja teist kohta peab auhinnaga meeles olema Ratla Trans ja auto Aku on auhinnas. Ja kolmas koht hobiklassi võidukjuhtselt Veiko Hotell. Ja Sõmerpalu motoklubi poolt on hobiklassi kolmandale kohale auhind. Valgustatud maaliline vaade, mis tuletab meelde, et oleme hullemate aladega tegelejad kui teigi. Tule aplaus hobiklassi vanematele. Jaamas Vaadele, Kaari Kees ja Veiko Hotell. No nii, veel enne kui asume pealtvaatajate kallale, on nüüd meil superfinaali panemate autorustada. Auhindasid neile üks koha peal üle anda. Teine koht Heido Sõnov. Ja kolmas koht Aavo. Ja ma võiksin sinna kõrgema poodiumi peale ka Väino Leokil korraks astuda. Ja Väinole hea astu ka sinna poodiumi peale. Ma tean, et Leokide fännklaabil on teile üle anda omalt poolt üks väike auhind. Ole Minimäe! Aga meil on siis välja